natukene sassis on, ei ole hullu. Minu tuba ka. Elis, kuidas enesetunne on? On ette mingi uue sõbraga välja. Ta reaalselt murdis mu konte. No, pole sõnu. See on meie uus maja, kus me hetkel elame. Siin on väikene istandus, nagu te näete. Ja siit me lähme sisse. Nii, lähme vaatame edasi. See on meie suur koetar. Siin on üksikud toad, me elame siin eestlastega koos. Kõik on eestlased. Siin me saame süüa. Siin on elutuba. Siin on meie suur köök, suurem kui eelmises. Ja siin on siis saab väljas olla. Et siin on ka suht siuke mõnus. Jep. Siin pool on siis meie pesutuba, näete, väga hea. Siis siin me peseme omi asju. Siin on meie pellik. Siin on siis tuba, nagu te näete, natukene sassis on, ei ole hullu. Minu tuba ka, me tulime just töölt tegelikult, nii et ärge pange tähele. See on siis minu tuba. Siin on laud, kus saab asju teha. Ja siis siin on siuke väikene riiete nurk. Et siia me paneme siis enda jalanõusi ja asju. Ja siis üks tuba on veel, mida näidata saan. See on siuke panipaik igasuguste erinevate tarvikute jaoks. Vot. Ja siis siin me kuivatame oma riideid, nagu te näete. Ja hetkel on meie riided seal veel ahjus. Ootavad juba, et saaks ära võtta. Aga vot, selline on meie uus kodu ja siin me elame nii kauni, me otsustame kuskile edasi minna. Tere kõik Elise YouTube'i vaatajad. Täna oleme tulnud siis surfing randa. Ja hetkel Elis siis valmistub surfamiseks. Hetkel on väike koolitus. Elis, kuidas enesetunne on? Väga hea. Kuna väga kaugele ei saa sinna minna, siis nii palju kui on praegu kaugelt näha, siis hetkel käib väike kursus. Harjutatakse, kuidas laua peal olla. Ja siis varsti lainetesse. Aga oli äge. Esimene tund on tehtud. Väga vahva oli. Ja no see tähendab seda, et ma hakkan kindlasti veel käima. Aga no see on ainult 3 korda püsti üle pikka aja. Ma nüüd 4 aastat ei ole saanud surfata korralikult, sest koroona oli. Ma nüüd sekkus me lähme välja. Ja me lähme Anette mingi uue sõbraga välja, kelle me siis ehitusel töötades leidsime, by the way. Ja ta nimi on hääldatakse. Ja ta on DJ, nii et täna saab fungimussi, kuigi ma väga sinna alguselt minna ei tahtnud. Aga noh, saame lihtsalt naudima, et nagu jah, täpselt. Täna on siis pühapäev, homme on vaja jälle tööle minna. Aga kuna ma olin sellest töönädalast nii väsinud, pluss ma käisin eile surfamas, siis tänaseks on mul broneeritud massaaž. Üle pikka aja ma pole Eestis ka väga ammu käinud, kuna mul ei ole nii suurt vajadust olnud. Ja 95 taala maksab põhimõtteliselt ja üle kere siis tehakse massaaži. Eks ole näha, kui hea ta päriselt on, aga parem oleks, et on, sest et ma tunnen, kuidas mu liigesed lihtsalt on nagu nii läbi. Ja nagunii tahaks varsti sealt töölt ära tulla, sellepärast, et see töö lihtsalt ei ole seda väärt, et niimoodi seal
hustlida ja kõiki asju teha, et seal on lihtsalt too much. Aga käisin ära siis seal massaažis ja no täiesti lõpp. Aga ta läks suht süvitsi ja ta reaalselt murdis mu konte nagu nii haigelt. Okei, vahepeal, no selles suhtes enamus ajast oli suht hea see massaaž. Aga mõned üksikud korrad oli, no see oli ikka tugev, oli nagu väga tugev ja siis, kui ta oma küünarnukiga surus neid selja mingeid punkte, no vot see oli ikka väga valus ja kui ta mu kätt siis nii-öelda väänas mingit pidi, siis see oli ka suht šukene, et oi, kas mu kohe tuleb see käsi otsast ja läheb tagurpidi. Samamoodi, kui ta kaela väänas, et siis see nagu oli siuke tunne, et kohe nagu juhtub midagi, onju. Aga tegelikult oli lihtsalt see, et väänas kõik kondid ja asjad mul lahti. Ja ma tunnen ennast nagu nii vabana, üliimelik on olla. Aga jah, ma olen rahul. Täna on väga tähtis päev. Täna on mul sünnipäev, mida juhtub iga päev. Päeva laps, võtta veel üks naps. Naps tuleb, küll jõuab. Kellel tuleb, kellel ei tule. Ja väike tähistus tuleb tänase päeva puhul siis. Aga hetkel siis veel väike update tööasjadega. Kuna see objekt, kus me koos töötasime, ei taha öelda, et mind lasti lahti, aga mind ei olnud vaja sinna. Ja nüüd teine päev, pole tööl käinud ja lihtsalt toimetan koduseid toimetusi. Aga hetkel, enne kui me restasse lähme, oleme me minemas tööstusele, autoteekorda, mida ma üldse ei soovinud tegelikult, kui ma nagu Austraaliast tulin, et ma hakkan autode kallal töötama. Aga eks ole näha, mis nad täpsemalt räägivad meile seal, kas läheb üldse farmipäevad olla, palju nad palka pakuvad ja nii edasi. Et varsti kuuleme sellest täpsemalt. Ilm on ka väga mõnus, vihmane, pilvine. Sajab täiega. Aga sellegi poolest väga mõnus, vahelduseks ikka. Ja naudime. No nii. Esimene test. Väga hapu. Parem kui see, kui me väljas käisime, on ju? Jaa. Väga ilus, hästi kaunistatud. Maksis ka natukene ju. 20 Kallim kui seal baaris oli. Baaris oli $10, üks kokteil. jah. Aga see oli lihtsalt klassikaline viin mahlaga. See on meie eelroog siis Greek fries. Ühesõnaga, tundub väga maitsev. Ma ette võtan nüüd. Teeme esimese testi. On tulinema. Päris hea. Mulle meeldib. Nii, me tellisime siis krevetid riisiga. Ja, thank you! Anette pildistab ta meil influencer nagu minagi. Ühesõnaga, näeb suht hea välja. Tahaks juba proovida seda. Aga veits vähe on krevette. See maksis $36 ja need olid mingi 14, nii et suht palju. Võta veel üks laps, käib siis terve maailma rõõmsalt näed. Võta veel üks kuus, siis on laulu suus. Sul on ainult kord vastas sünnipäev. Ma tõstis juba. Issand. Pole nähagi. Toiduga jäime rahule. Jah, päris hea oli. See kokteil oli ka päris hea. Ja. Sain oma 2 lonksu võetud sealt. Aga hästi oli tähistatud, rahulik. Just. Ja nüüd rääkides siis sellest tööintervjuust, töökohast ise,
noh, Pole sõnu. jah. Pole sõnu väga. No selles suhtes omanik oli üli chill ja siuke nagu enam-vähem koht oli, noh, selles suhtes oma ettevõtte siis nagu selle... Töökojas on suht messi, tõstukid puuduvad, saad kanalites tööd teha ja põhimõtteliselt 3 inimest on tööl, peale minu oleks veel ja selline, noh, pigem nagu ei eelistaks väga minna sinna, noh, ma saaks ilmselt rohkem palka kui ma praegud, aga sihukestes töötingimustes ja põhimõtteliselt tööriistad on jagamisel, noh, ma saan aru, nad tahavad kohta vahetada blablabla, on ju, aga noh, ma ei tea, kas see on seda väärt. Aga samas on, et teil on tööd vaja. Jah. Igatahes enda koha pealt seal siis tööintervjuus nagu väga nagu sellist pesu kohta ei ole. Et pakutakse kas või mingeid juhuseid töid ja noh, kuna väga seal auto pesemist jah ei ole, et siis pigem keretööde osas nagu siis mingi poleerimist ja värvikahjustuste parandamist ja sellist nagu. Et eks näis, ma ei tea, paneb natuke mõtlema. No kui meie manager ei vasta meile, siis sul ei jää midagi muud üle, et kas alustuseks minna sinna. Ja kui vastab, siis äkki saame kuskil mujal parema koha, sest et taga ei jaksa enam teha seda tööd, lihtsalt. Parem kui mitte midagi. Jah, raha tiksub kogu aeg, aga samas on raske töö ka. Aga makseid on vaja maksma, et kohusetunne peab olema. Kohusetunne on tõesti päris raske, nii hommik 5:50 ärgata, 6:10 lähen välja, see minu hommikurutiin, vahetan riided, pesen hambad ja tõmban juba jääbet, sest ma ei viitsi lihtsalt ärgata varem, et süüa või kohvi juua, nagu Anette teeb seda. Või noh, nüüd on viimased päevad maganud siin natuke ja tahaks ka. Võiks enda eest tööle saata, aga ta ei saa minna. Kole, koduperenaise töö on ka raske. Koduperenaine, mul on boyfriend siis, kes raha teenib. See oli praegu inside joke. Igatahes lõpp ja kõik ja